Jipp ja Janneke. Karu kukub lennukist alla. Jipp käis isaga lennujaamas. Seal nägi ta päris lähedalt lennukeid. Nad on veel suuremad kui meie maja, jutustab ta. Nad on nii suured nagu siit kirikuni. See pole võimalik, ütleb Janneke, sest õhus paistavad nad ainult nii väikesed. Ikkagi on võimalik, ütleb Jipp. Ja inimesed istuvad seal sees. Ja kõige ees istub piloot. Kas hakkame lennukit mängima? Nad panevad toolid üksteise taha ja klaveritool on rooliks. Janneke on reisija ja Karu ning Nukutirts on tema lapsed. Jipp on loomulikult piloot. Kas sa sõidad ikka ettevaatlikult, piloot? Küsib reisija. Sõidad, imestab piloot. Me ei sõida, me lendame. Kas sa ikka hoolitsed selle eest, et mu lapsed lennukist välja ei kukuks? Küsib reisija veel kord. Jaa, proua, ma hoolitsen selle eest, ütleb piloot. Ja kui nad peaksid kukkuma, siis on siin üks langevari. Seo nad selle külge kinni, proua. No, nüüd hakkame minema. Tõuseb lennuk õhku. Oi, hüüab reisija. Mul lastel käib pea hirmsasti ringi. Pole midagi parata, ütleb piloot. Me oleme juba 100 meetri kõrgusel. Me oleme juba Aafrikas. Oi, hüüab reisija. Mul kukub laps aknast välja. Kas tal langevari on seljas? Küsib piloot. On küll. Siis pole midagi hullu. Me sõidame edasi. Nüüd kukkus teine laps ka aknast välja, hüüab reisija. Kas tal on langevari seljas? Ei, siin oli ainult üks langevari. No siis on ta surnud, ütleb piloot. Oih, kiljub proua, siis peame tingimata alla minema. Maandub lennuk. Õnneks on mõlemad lapsed siiski elus. Elus ja terved. Karu ilma langevarjuta ja Nukutirts langevarjuga. Head aega, piloot, ütleb reisija. Ja suur tänu sõidu eest. Nägemiseni, proua. Liiga palju postmarke. Jiip, hüüab ema. Kas sa käiksid minu eest postkontoris ära? Siin on üks kulden, ära seda ära kaota. Ja siin on kiri onu Kaarlile. Sa pead minema leti juurde ja ostma 10 postmarki. 10 10-sendist postmarki. Ja 1 margi pead sa kirja peale kleepima. Janneke läheb ka kaasa. Ühes käes on Jipil kiri ja teises käes raha. 10 10-sendist postmarki, ütleb Jipp. 1, 2, 3, 4. Näed sa siis, väike mees? Ongi 10. Tänan väga, ütleb Jipp. Nüüd tuleb tal 1 postmark kirja peale panna. Mina tahan seda teha, ütleb Janneke. Lase mina lakun. Janneke tõmbab keelega üle postmargi ja kleebib selle siis kirja peale. Aga see jääb viltu. Täiesti viltu. Niimoodi ei tohi, ütleb Jipp. Nii ei viida kirja kohale. Kleebime siis 1 margi veel peale, ütleb Janneke. Mina lakun. Aga oi. Teine postmark läheb tükkideks ja kleepub katkisena kirja külge. 1 veel, ütleb Jipp. Ja see jääb jälle viltu. Neile hakkab see tegevus lõbu pakkuma ja kiri saab postmarke täis. Lõpuks pole ümbriku peal enam ruumi. No, nüüd paneme ta postkasti, ütleb Janneke.
ja nad panevad selle ilusa kirja postkasti. Siis lähevad nad koju, kuid nüüd on neil ainult 4 postmärki alles ja raha on ka otsas. Kuidas see võimalik on, küsib ema. Jipp ja Janneki jutustavad, mis oli juhtunud. Ja siis saab ema kurjaks. Te olete ikka veel täitsa väikesed lapsed, ütleb ema. Ja see on Jipi arvates küll liiast, sest tegelikult pole ta ju mingi väike laps. Ja Janneke samuti mitte.